hommikust. Mis see kell on? 8:30 saab 5 minuti pärast. Üks kerge munapea. Aga issa ma pole nii ammu olnud siin YouTube'i kanalil. Tegin ju küll eelmises videos mingi me oleme tagasi ja siis kadusin jälle ära tükiks ajaks. Kuidagi nii kiire on olnud. Sonja on nii aktiivne, et ma ei saa nagu seda kaamerat kätte võtta ja midagi filmida. Kogu aeg on vaja teda jälgida, tal järel käia, ära võtta kuskilt või talle midagi anda. Et jah, oleme elanud elu, et ei ole olnud seda hetke, et midagi vlogida. Aga siis juba mitu päeva olen mõelnud, et tahaks midagi vlogida, midagi teha. Ja üks päev isegi hakkasin, see oli eelmine neljapäev, siis nädal tagasi. Võtsin kaamera kätte, tegin 2 klippi ja sinna see jäigi. Et nüüd siis täna teeme uue katse. Aga vahepeal on juhtunud on see, et mees lendas ära ja me ostsime ka lennupiletid Šveitsi. Lähme kuskil kuu natuke peale oleme seal. Ja nüüd kuskil nädal aega oleme ema juures olnud. Lihtsalt sellepärast, et nagu kuidagi viitsi seal kodus olla kahekesti. Või 3 Tripoliga. Ja Sonja käisime arsti juures 11 kuu visiidil. Seal oli siis, mis ta on 72 senti, 8 kilo, 455 grammi, mitte et kedagi huvitaks. Aga siis jah, oli hommikul, et sealt vanemate juurest on nagu palju mõnusam minna, bussiga otse. Ja nüüd siis ka hommikul pidin siia auto õli tulema vahetama. Muide ma istungi siin praegu ootesaalis. Mul kogu aeg ekraani peale tuleb ette see, et mingi 20 päeva pärast on õlivahetus ja 15, ühesõnaga aina vähem iga päevaga. Ja nüüd siis oli lõpuks ees see 13 päeva. Ja eile endine, minu auto siis endine omanik, ta töötab Volkswagenis ja mul on siis Volkswagen ja helistas või kirjutas mulle WhatsAppi, et kas te olete juba õlivahetuse ära teinud? Ütlesin, ei ole. Siis ta meil on kampaania, et muidu maksab 350 €, aga nüüd on 230. Ja ma teadsin, et mu isa ühel sõbral on nagu oma autoremondi töökoda. Kirjutasin, helistasin isale, et ütlesin, kuule, et palju sellel tiimal maksab see õlivahetus umbes. Ta ütles, umbes 180, 120 läheb lõpuks maksma. Et ma saan aru, et esindustes on nagu alati kallim, on ju, aga nagu 230 versus 120 on ikkagi suht suur hinnavahe. Ma saaks nagu põhimõtteliselt 2 korda käia õli vahetamas siin siis. Ja kvaliteet on ikkagi sama. Aga mis mul veel plaanis on? Ma tahan käia Ülemistes. Mul on vaja Sonjale mingid retuuse osta, sest et nagu augud tulevad nii kiiresti sisse põlvedesse. Ja siis rohkem vist ei olegi mingid plaane tänaseks. Et vaatame jooksvalt, mis me teeme. Ja tegelikult võiks nagu nii palju lobiseda, aga ma ei tea, mulle kuidagi need lobisemisvlogid, ma ei viitsi nagu lihtsalt istuda ühe koha peale, rääkida mingi heietada mingit ühte sama juttu või nagu mingi teemade üle. Et ma pigem nagu eelistan sellist aktiivset vlogi, kus ma midagi näitan ja teen ka. Aga ma ei tea, kui teile nagu meeldiks, kus ma nagu lobiseks mingitest asjadest, siis andke teada. Muidugi ma ise vaatan ka selliseid vloge, kus nagu jutustatakse näiteks oma köögis või kuskil, et aga vahel on see, et issand nagu kaua sa jaurad seda ühte sama juttu, et tavai räägi millestki uuest või midagi muud või mine kuskile või mingi siuke. Kiire poeskäik on tehtud, ostsin pitsat ka, ostsin Sonjale mingi kleidid, retuusid. Ja ma oleks tahtnud veel tegelikult poodides käia, aga ema helistas, et ta ei saa Sonjat magama, karu ei lähe tööle, see muunikaru. Mul on ilmselt aku tühi. Aga pole hullu, jääbki rohkem raha alles, ega mul otseselt midagi endale polegi vaja.
nii et lähen koju, vaatan, mis neil seal toimub. Sonja. Sonja. Miks sa ei maga? Miks sa ei maga? Kell on juba 2 ja Sonja sööb. Sõpõle valvab. Ja me ei saanudki suunat sinna voodisse magama panna. Meil on õde laenas ühe sõbranna käest seda reisivoodit. Ja kuna mu ema on nii lühike ja ta pani Sonjat sinna voodisse, siis ta vajus veits selle ääre peale. Ja see äär nüüd ei hoia normaalselt. Et jah, see on nagu veits katki. Vaatab, äkki saab seda parandada. Aga noh, selleks tuleb kõik see kangas ja kõik sealt ümbert ära võtta. Et jah, ei tea, vaatame. See nii lehmund oled. Kes oled sina? Söötsin pirni. Reivisin pirni talle. Sest need pirn oli nii kõva, et tükid olid liiga kõvad igemetega, ei saa neid katki. Jaa, söö, vaata, et see kurku ei tõmba. Vot nii, et ta magas mul süles lõpuks. Tund aega vist. Siis ma panin ta suurde voodisse ja siis kõrval hakkasin seda reisivoodit lammutama, ta magas ikka edasi. Kokku vist oli 1,5 tundi. Aga järgmise une vist lähme teeme õues. Jah? Aga ma näitan teile neid asju ka pärast poole. Ja näitan sulle ka, mis ma ostsin talle. Ma siis näitan kiiresti ära, nii palju kui mul on siin võimalust. Ostsin siis sellise trikoo, mis on 80 suurus, 7,99 maksis, aga ma pean selle minema vahetama välja, sest et see on talle ikkagi suur, see lötendab päris kõvasti tal. Siis on sellised püksid, 80 suurus, mis need olid, 6,99, 3 paari. Jah, 80 suurus ja need on talle täpselt parajad, eks ma pean need minema ka välja vahetama, natuke suuremate vastu. Siis olid ühed sellised püksid, need olid mini teemad ka 80 suurus, tulid 3,30 ja üks paar oli siin veel. Gregor, tule siia korra, näita Sonjat. Siuke. Kõik, aitäh. Ja need olid siis 80 suurus ka ja need on talle veits varuga. Et ja siis siuke kleit. Aega sa seda podi ei ostnud, mis sul see põlve peal? Ei, seda ma ei ostnud. Ja siis on siuke kleidike, 80 suurus, väga mõnus materjal. See on siis sünnipäevaks. Ja 2 sellist õlapaltega. Et ongi sellise... Et ongi sellise kleidi alla ja suvel, kui on mega palav. Sain püksid ära vahetatud suuremate vastu, aga ujumisriideid ei vahetata. Ma veel konkreetselt küsisin, kui ma ostsin, et kas ma saan vahetada, kui suurus ei sobi nagu kõikide riiete kohta. Siis ta mingi, jaa, saate küll. Aga noh, neil oli kirjas seal, et ujumisriideid ei vahetata. Kuigi noh, beebide puhul nagu võiks ju erandi teha. Võin proovida alla seda palja ihu peale, nii kõik pampers jalas. Aga noh, vahet pole. Saab hakkama, saab veel järgmine aasta ka veel äkki kanda. Tulime jalutama. Tipu! Tere lõunat! Täna on juba järgmine päev ja kell on 12:30. Eile Sonjal olid sellised veidrad lühikesed uned. 1,5 tundi ja siis 40 minutit ja selle tulemusena ta oli mega väsinud ja ta magas öösel 12 tundi ja mingi 10 minutit äkki. Ja ma lõpuks pidin ta üles äratama. 10 minutit on 9. Ja sellepärast jäi nüüd teise unne nii hilja. Aga samas meile sobib, sest me lähme täna sünnipäevale. Lähme Liisa poja sünnipäevale, ta sai aastaseks nädal aega tagasi. Et nad päris päeval pidasid siis perega ja nüüd siis tulevad sõbrannad
oma lastekestega. Vot, kingin neile kinkekaardi, Babysiti oma, sest et ma tean, et ta on ise päris tihti nagu vaadanud seal lehel ringi ja ilmselt ka midagi ostnud. Ja ma mõtlesin, see kinkekas nagu tundub sobilik ja ma ei tea, ma nagu ise isiklikult ei tahaks mingeid asju või mänguasju lapsele, et mulle kingitakse või Sooniale siis kingitakse, et ainult sel juhul, kui ma olen midagi ise nagu maininud või nagu palunud, et seda võiks osta või kinkida või mis iganes. Et niisama tilulilu, ütleme siis ausalt öeldes nagu prahti koju ja et sellist mõttetud asju ei ole nagu, mina isiklikult nagu ei tahaks. Et ma saan aru kingituseks, aga aastane laps ei saa veel sellest aru, et see on kingitus, ta vaatab seda, mõtleb, äge asi ja sekundiga on see meelest tal läinud. Et pigem nagu ongi kinkida kas siis raha või kinkekaarte, et lapsevanemad siis ise vaatavad, mida siis lapselt nagu reaalselt vaja on. Sest sellises vanuses jah, nad nagu muffigi ei saa aru tegelikult. Vot, aga ja siis emmele, ehk siis Liisale kingin siis lillekimbu. Et ikkagi emmesid tuleb ka meeles pidada ju, et nemad on need selles mõttes peategelased, et tänu neile on siis see väike inimene siin maailmas. Vot, aga jah, ma lähen tagasi vanemate juurde, Soonia magab seal, nagu ma mainisin. Ja nii kui ärkab, siis hakkame sõitma. Ja eile õhtul läks mul siis täiesti meelest ära, et midagi vlogida, aga midagi väga erilist ei olnudki, et õhtud on meil ka sellised kiired, tubased. Sõime, mängisime ja läkski juba tuttu. No mine tea. Sonja. Kahtlustav pilk on. Seda ei saa ka puhuda. Soola pead ka või? Nii palju panna. Повару виднее. No. Mis nüüd teed? Pane. No. Mis see on? Väga ilus. Ja nüüd? Тут базилик. Ei, basiilikut ma ei taha, Gregor. Paneme kaane peale. Trallalelo, trallala, крокодило, порт-порт-вола. On järgmine päev ja eilsest õhtust saadik ma jääblasin oma auto võtme selle puldiga. Mul oli vaja patareid vahetada, sest ma sõitsin Ülemistesse, Soonial läks joogitops katki. Läksin talle uut ostma ja enam uksed kinni ei läinud, patarei sai tühjaks. Mul oli juba mingi 2 kuud vist, kui mitte rohkem, tuli kogu aeg ekraanile ette, et vahetage patarei. Aga nagu ma teadsin, et see hullult vara juba nagu hakkab siin vilkuma ja ma ei vahetanud. No ja siis eile oligi siis see päev, kus patarei oli täiesti kutu. Käisin poes ära, patareid olid kodus olemas, vahetasin ära. Ja ma tean, et see tuleb sünkroniseerida seda
pulti autoga. Ma olen ühe korra seda teinud. Ma ei tea, kuidas see mul õnnestus. Mul oli siis varupult, mis on mul ka kuskil siin. Kuhu ma ta nüüd panin? Ei no tore, see on ka nüüd kadunud. Okei. Näe, siin on see pult. 2 pulti. See pult siis töötab, see on varupult. Ja see ei tööta. Võtmega saab lahti, vahepeal hakkab undama alarm, vahepeal mitte. Ma ei tea, kuidas ma eelmine kord nende 2-ga nagu jeblasin korda mööda ja lõpuks hakkas see tööle. Olen vaadanud mitmeid videosid. YouTube'is enamus videod on nagu suht üks ja sama jutt. Umbes vajutage nuppu, seda unlock nuppu, siis pange võti, tehke lahti auto ja siis pange süüde tööle. Mitte auto, aga süüde nagu. Ja siis umbes hakkavad need tööle. Ei hakka. Ma olen proovinud seda mitu korda. Ma olen proovinud ka seda, et ühe võtmega paned süüte sisse, teise võtmega lukustad auto ära, siis teed auto lahti ja peaks töötama. Ei tööta. Ma ei tea, ühesõnaga ma olen neid proovinud nuppude vajutamisega, ma olen proovinud lihtsalt mingi nende värkidega, mitte midagi ei tööta. Nüüd ma siis viimase variandina mõtlesin, okei, ma teen auto lahti, lähen sõidan natuke ja vaatan, kas see töötab, vajutame nuppu. Ei, see ei tööta. Varupult. On kuulda, töötab. Ma ei tea. Tahaks selle lihtsalt vastu seina visata. Aga täna on pühapäev ja miski ei tööta nagu autotöökojad ja asjad. Ma küsisin isegi nõu Liisa mehelt, kuna tal just vahetas välja oma auto ka Volkswageni vastu. Mõtlesin, äkki teab või äkki ta on oma varasema autoga nagu ka vahetanud, et äkki oskab nõu anda. Paraku ei osanud, ta pole seda varem vahetanud. Küsisin ka ühe naise mehelt nõu, kes on mehaanik, automehaanik. Paraku sealt ka ei tulnud midagi, et ainult siis nagu diagnostika on nagu kindel. Miks mul auto kinni läks? Ma ei vajutanud nuppu. Igatahes. Siuke jama. Aga jah, mis seal ikka siis, eks ma siis homme loodetavasti saan selle puldi korda. Nii tüütu. Manuaali lugesin ka, seal oli ka kirjus. Mingi auto juurde vajutage seda nuppu, siis tehke võtmega uks lahti ja ongi kõik. Ei, see ei toimi. Miks peab see nii keeruline olema, nagu autod tehakse nii targad tänapäeval, kõike nad oskavad, pinisevad igal pool, kui sõidad liiga lähedal kuskile või mida iganes, aga vahetad patarei ära ja jumala tuksis. Ühesõnaga, selline oli mu õhtu eile, käisin mitu korda siin ja täna ka. No, miks sa nüüd kinni lähed iseenesest? Sest see tohlakas auto. Olgu, lähen tagasi tuppu, Sonja tudub, varsti peaks ärkama. Täna on nii tuuline ilm, et õue me kindlasti ei tuule. Oleme kodus, nii et ma arvan, et täna ei vlogigi rohkem midagi väga. Mis me siin ikka? Tegelikult täna me vist peame minema mehe ema juurde, sest et mehe ema mehel on sünnipäev, juubel, 70 vist või? Vist on jah? Jah, peab minema külla. Соня. Тут погода так долго. Хотели здесь, а погоды нету. Погода нет. Ай, Соня! Танцуй. Соня. Olen kodus tagasi, nii mõnus. Vist nädal aega olime kodust ära ja
tulin tagasi niimoodi, et ma käisin 2 korda autosse asju viimas, nagu üks kord niimoodi, et Sonja magas, viisin asjad ära ja siis teine kord koos temaga, mis mulle siis veel kätte mahtus ja mis oli vaja võtta nagunii. Ja tagasi koju siis, no põhimõtteliselt ma olin nagu kaamel, mul oli lapse söögitool, jalad alt ära võetud ja siis see istumise osa oli käes, mul oli seljakott, mul oli suur spordikott ja mul oli veel laps käes. Ja lõpuselt viimastel astmetel ma mõtlesin, et miski neist kohe kukub. Aga õnneks vedasin välja, jõudsime ilusti tuppa, noh, Tripoli see tuleb ise, on ju. Et ja, enamus asjad on toas, veel käisime õues peale koju jõudmist, siis jalutamas, siis võtsin ühe koti, selle Pampersi koti, mis mul on, siis diaper caddy kutsutakse. Ja siis, kui ma õhtul lähen Tripoliga õue, siis mul on veel vaja võtta sealt soojakott, see on vaja ära pakkida juba, sest soojakotti meil tarvis ilmselt ei lähe enam. Loodetavasti, et ilmad nüüd püsivad enam-vähem nagu soojad. Ja siis üks Pampersi pakk on vaja ka võtta. Ei, siis on kõik lõpuks toas. Nii et jah, sain kõik asjad ära pandud, kõik on korras kodus, koristasin natsa, sõin ja nüüd mul on täiega järgi vaja vaadata hästi palju videosid YouTube'is, kuna kui ma olin ema juures, siis ma nagu üldse ei vaadanud neid YouTube'e. Ma ei tea, ma ei viitsi telefonis kuidagi vaadata. Ja noh, aega ka polnud, et ikkagi oled nagu perega ja seal kogu aeg mingi sagimine käib, kogu aeg midagi teete. Ja siuke kuidagi. Et siis, kui Sonja magas, tihtipeale ma käisin kuskil ära, et ka siis poes või pakil järgi või mida iganes. Kogu aeg oli midagi kuskil või koeraga jalutamas. Aga nüüd siis täna jah, panin Sonja ankrisse, tüdub seal. Ja vaatan, mul on, mis ma vaatan, praegu hakkan Karini vlogi vaatama, siis mul on veel vaadata Anneliisi üks vlog, Merilini üks, Liisa Pärnpuu üks vlog, Liis Paalits üks vlog, siis on veel üks Karini vlog ja nüüd täna tuli siis, Kaisa vlog, eile tuli välja. Ja kell 6 minuti pärast tuleb Kaisal veel üks. Nii et mul on siin ikka korralikult neid vaadata järgi. Ma ei tea, kas ma üldse täna jõuangi. Aga jah, mis siis tänane plaan põhimõtteliselt ongi siuke, et kui Sonja ärkab, eks ma siis mängin temaga ja annan süüa ja vanni. Kindlasti teeme vanni. Ja siis, kui ta läheb magama, siis ma vaatan vlog edasi. Et selline mitte midagi väga erilist täna. Lõpuks siis aeg nii-öelda mulle. Ja ma arvan, et ma siin mõned päevad jätan vahele vlogimisega ja siis see nädalavahetus. Jah, see nädalavahetus on mu vennatütre 1. aasta sünnipäev. Nii et maikuus on tegelikult päris palju sünnipäevasid. Veel on nagu inimestel, aga ilmselt pidusid ei peeta. Esimene pool on nagu väga viitsi ja kõik süke nagu keerulisem, aga siis, kui sa oled juba 3-4 nädalat teinud, siis sa oled nii tänulik, et sa alustasid, siis kui sa alustasid ja siis tulevad juba väikselised ilmad, siis juba sa näed mingi tulemusi, tuled ennast kergemale ja tuleb nagu enesekindlust rohkem, tuled ennast hästi ja see on lihtsalt nii life changing minu arust, just nagu suve mingi need nädalad ennast kokku võtta ja tunda ennast siis hiljem, sisuliselt terve suvi tänu sellele hästi. Mis te teete? Iga päev istud sammu, alkoholi ei juo ja täisväärtustamine suht. Kui täna siin perevälikult sünnipäev nagu keeruline on mingi full täisväärtuslik võinud süüa, aga ma ei stressi süüdestuseks ka, et seda on nii vähe, et ma sõin enne lõunaks mingi tähesti tavalist kartulisalatit ja nüüd mida teeb grillile hästi nagu sinna kõrvale piltuseks, siis nagu siukene lisa sellele. See on minu arust kõige olulisem, et ma ei oleks mingi ekstreemne. Niimoodi nad mängivad. Sonja parim sõber on Tripoli. Läks just Tripoli mingi
diivani ostma või Sonjale, kus nad saavad koos lepotada. olen kiiresti mingi valmis saada. Meil oli ilmselt emadepäeval ka tagantjärgi kõigile emmedele, kes vaatavad. Ma väga loodan, et teil oli. Nagu mainisin, siis eilse päeva jätsin vlogimisest vahele, kuigi tegelikult oleks võinud vlogida. Hommikul käisime jalutamas, siis pärast läksime mu vanemate juurde. Nad käisid isaga valimas hauaplaate ja siis seda äärt ja kõike nagu, et renoveerida. Et see on jah mingi 30 aastat vana juba kõik see, et ema tahaks nagu ilusaks selle teha või noh ilusamaks ja siis jah, ühesõnaga käisid seda tellimas. Pärast olime siis vanemate juures seal lõues jalutasime ja olime liivakastis ja natuke toas ka. Ja õhtul, kui me tagasi sõitsime, siis Sonja jäi autos magama, lasin tal 15 minutit magada, sest et viimase une ta tegi nii lühikese kuidagi, et ma ei tea, kas ta on nüüd harjunud juba toas magama ja vankris kuidagi nagu väga ei taha enam. Või ma ei tea, milles asi oli. Et ühesõnaga jah, siuke. Ja kusjuures üleeile siis, kui ma hakkasin neid vloge vaatama, siis ma olin kella 11-ni üleval, isegi poole 12-ni vist, et vaatasin kõik vlogid järgi. Ja nüüd mul siis ei ole nagu midagi teha, mis on tegelikult nagu tore, et ma ei pea nagu, või noh, ma nii või naa ei pea telekais istuma, aga no ikkagi vaata tahaks need kõik ära vaadata. Järje peal olla nii-öelda. Et täna hommikul juba käisime kolmekesti õues jalutamas natuke, proovisin kandekotti üle pika ja Sonja ikka nagu normaalselt istub seal. Ainuke asi on see, et tahaks nagu sellist kotti, kus ta saab nagu nägu eespool olla. Et ta ei vahiks mind, vaid ta näeks nagu ette, aga selle kotiga ei saa, sest et see nagu surub talle jalgadele kintsudesse päris palju, et sinna jääksid nagu ebamugav oleks. Aga samas mõtlen, ma ei taha nagu uut ka osta, sest need, mis on nagu sellise võimalusega, et saab nagu last teistpidi panna, need on suht kallid, isegi kasutatud. Ja noh, ma ei tea, kui palju ma päriselt hakkan teda seal kandma selles kotis veel. Ja noh, teine variant on see, et kui on nagu oleme Šveitsis, siis saab teda selja peale panna, et seal on tal ka võib-olla natuke huvitavam, et noh, üksima võib-olla, ma ei tea, ma pole proovinud teda sinna panna niimoodi, aga ma kujutan ette, et see on päris keeruline, et üksi nagu seda toimetada ja neid kinni panna pandlaid ja kõike, et ta istuks seal ja hoida teda, et nagu mehega koos oleks kergem. Aga praegu ta teeb oma esimest und, Sonja siis, ja mõtlesin, et ma prepin pasta jaoks asjad ära, lõikan siin küüslauku, hakin ära ja ma ei tea, kas mul on kalkun või kana. Mul oli 2 eraldi kilekottides, olid sügavkülmas. Üks oli kalkun, teil oli kana, et ühe neist ma võtsin välja, ma ei tea kumb on, aga vahet pole nagu suht sarnased ikkagi. Et teen pastat lõunaks endale. Ja ma arvan, et me lähme veel täna õue. Lähmegi vankriga, jalutame natuke, oleme liivakastis võib-olla, sest et hästi mõnus päikseline ilm on ja ilmateade näitab hetkel, et järgnev nädal või ma ei tea mitu päeva see ette näitab seda ilmateade, et lihtsalt tuleb vihma. Muidugi ei ole nagu 100% vihm, aga ikkagi on selline mitte just kõige ilusam ilm. Et lähme täna naudime veel seda viimast sellest ilmast. Kui ma alguses ütlesin, et okei, ma prepin asjad valmis, siis mitte Sonja magab nagu nii mõnusalt. Et ma mõtlesin, vahet pole, et ma siis teen ära, isegi kui ta ärkab nagu selle toidu tegemise peale, nagu nende nii-öelda müra peale, siis vahet pole, ta on juba piisavalt maganud. Siuke pasta siis tuli. Tahaks teha siia peterselli. Ma ei tea, mulle kuidagi nende kooreste pastade peale hullult maitseb petersel. Tänab kuidagi siukse mõnusa maigu juurde. Aga noh, mul pole paraku. Ja siis siin on kali. Vot, aga ma siin vahepeal mõtlesin, et võiks minna mere
äärde, randa. aga ma kardan, et äkki seal on tuuline. kuigi täna nagu ei ole väga tuuline, aga noh, mere ääres, never know. Mõtlen veel, vaatan, mis kell ta ärkab ja kuidas selle söömise asjaga on, et noh, õnneks ma ise söön ära, sest nagu see probleem on lahendatud, aga noh, Soonjale ma võin ju kaasa võtta termosesse ja seal talle anda süüa. Et see ei ole nagu üldse probleem, et pigem on see, et ma ise vastu peaksin ja nüüd laps saab kindlasti lapse eest saab kindlasti hoolt kantud. Aga jah, vot, aga ma hakkan sööma ja siis vaatame, mis kell ta ärkab, ma ei tea, ta on juba mingi 1,5 tundi maganud. Pisike präänik on nüüd ärganud ja mõtlesin, näitan teile neid näpunukkusid. Meil muusikatunnis, kui me käisime seal Viimsis, nüüd me ei käi, mõnda aega juba ei ole käinud, sellest ajast saadik vist, kui mees tuli tagasi, siis kuidagi ma ei viitsinud kiirustada ja värki ja noh, tahtsin, et laps oleks ka mehega ja nii ja naa ja ühesõnaga me ei käi enam seal muusikatunnis. Aga seal olid sarnased näpunukud, seal olid muidugi mingid lumememmed ja piparkoogid ja pigem siuke jõuluteemaline, aga siis ma guugeldasin ja leidsin Ahaa keskuses Tartus siis sellised, nad on nagu kummist ja Soonjale hullult meeldivad nad. Noh, muidugi temale näpu otsa, need lähevad küll, aga nad on suured, aga neid on nii vahva nagu närida ja isegi näiteks selle, ta võtab, ta topib selle endale suhu, aga kuna tal on käpad laiali, siis see nagu, see jääb tal ette ja see ei mahu nagu täiesti tervenisti suhu, Et mulle öeldi, et Pepkos müüakse või mingi aeg müüdi, vist oli Pepko ja siis mu venna lapsel olid ka sarnased. Nad olid siuksed neutraalsemad, mingid sellised nagu helehallid ja mingi helelillakas, et sellised hästi mahedates toonides, need on nagu mega värvilised meil siin. 5 tükki oli neid, üks zebra on autos praegu. Aga jah, sellised elukad, väga vahvad minu meelest vahepeal närimiseks ja Soonjale ka meeldivad. Jaa, aitäh! Aitäh, Tibu, aitäh. Vaatasin ahvike. Ahvikene. Annad ka emmele. Aitäh, aitäh. Tiigri annad ka või? Aitäh, kõik annad mulle. Aga kus elevant on? Ei, see ei ole elevant, aga olgu. Näri siis seda. Tulimegi Piritale, aga pole veel ranna äärde jõudnud. Me oleme siin metsarajal, mis on siin mere ääres. Aga ma arvan, me ei lähegi vist sinna täitsa liiva peale. Et siin on nagu okei. Aga selline õhk on ikkagi külm. Ma ei tea, ma vaatasin neid inimesi, kes siin jalutavad. Ja no mõni on ikka täiesti mingi plätudes ja seelikus juba ja jalutab lapsega õues. Mul on mingi, no kui ma saan aru, et päike paistab ja me kõik ootame suve, aga nagu tegelikult on õues jahe. No, võib-olla mõni inimene ongi karastatud ja kannatab kuidagi paremini, aga ma ei tea. Külm hakkas neid vaadates. Või siis on mina see imelik, kes on liiga sisse pakitud. Ja Soonjale panin ka ikkagi kumbe. Selle panime kumbe selga ja kampsuni veel alla ja podi ja siuksed soojemad, paksemad püksid, mitte retuusid, sest no ta istub ju, et muidugi tal on, võib hakata külm, mina olen see, kes liigub. Aga jah, ma ei tea, jalutame siin ja chillime ja ma üritasin talle süüa anda ja esimene amps oli liiga tuline, minu viga. Ja noh, peale seda ta keeldus seda söömast. Nii et proovime mingi aeg uuesti. Aga kui ei söö, siis ei söö, noh, mis seal ikka. Eks siis õhtul pugib putrutäiega sisse endal näost. Mine!
Tahaks vette minna. Ei ole just rannailm, aga rannas me oleme. Ja mõnus on ikka. On ju, Sonja? Nii palju liiva. Ära söö seda ainult. Siis ju püstis saad kalde peal. Opa, tubli, plaksutame. Ei plaksuta, okei. Laps sööma saada. Pane tolmuimeja tööle. Tal on nii põnev jälgida ja samal ajal sööb. Panin paar spagetti ka siia, et tähelepanu hajutada ja Tripoli ka saab siin spagette süüa. Kõik on õnnelikud. Panin tolmuimeja tööle, siis on mul vaja, et põrand oleks täiesti tühi. Ehk siis mõne Tripoli on ka rõdul. Aga ta naudib, ta tahtiski rõdule minna. Siukse mõnusa sooja ilmaga ta väga hea meelega seal tutub. Tutub väike poiss. Sain Sonja magama. Tutub siin. Ma olen nüüd viimasel ajal teinud tal uned voodis, kui me oleme kodus olnud. Et ta saab rohkem seal nagu keerata külge siia-sinna, kuidas ta tahab magada, et ei pea nagu selja peal olema ankris. Eile ta magas küll mul, üleeile magas rõdul, et see minu vanker on nagu piisavalt suur, et ta mahub sinna ikka veel. Aga ma ei tea, seal ka kuidagi uni jäi lühikeseks. Et las magab voodis, on juba aeg harjutada teda selleks. Ja ma nüüd siis puhkan ise ka, Tripoliga on jalutatud, toit on valmis. Et täna ma vist rohkem ei vlogi, ilmselt oleme tubased, võib-olla lähme ämma juurde, ma ei ole veel kindel. Aga jah, siuke. Homme, ma ei tea, alguses näitas, et homme tuleb vihma. Nüüd jälle näitab, et ei ole vihma. Et me kas homme lähme äkki mu töökaaslase ja ta lapsega kuskile mänguplatsile või lihtsalt kuskil saame kokku või siis lähme reedel mängutuppa. Et oleneb ilmast. Et siis vaatame. Aga tänaseks on piisavalt käidud ja oldud. Nii et näeme homme. Täna on järgmine päev siis. Eile ma tegelikult käisin ämma juures siis ja samal ajal jätsin Sonja sinna ja läksin, ostsin kohvri. Pärast näitan teile, Maximas on mingi kampaania siis selle raames. Käisin, ostsin. Aga tänane outfit sain midagi muud selga peale dresside või retuuside, wow. Ühesõnaga, valged teksad, tossud. Panin džempri sellepärast, et tuuline on ikkagi külm õhk. Me lähme praegu tegelikult Tripoliga õue. Tripsu, tule! Ja siis sõidame juba mängutuppa. Tahad maha tulla või? Ja, tita magab. Pane tita magama. Oh my god, there's a big one. Ah! Oh. Okay, we're dead. Me oleme kodus tagasi. Sonja jäi suht kohe magama autos. Tagasi teel siis meil oli kuskil pool tundi sõita. Ja mõtlesin, okei, las magab siis. Et nagunii oligi uneaeg. Et jätsin auto tööle, parklas tulin, võtsin Tripoli, käisin temaga rutõues. Ja siis tõin Tripoli tuppa, tegin Sonja toa pimedaks, panin kõik valmis, et ta voodisse tõsta. Ja no ega see ei läinud väga ladusalt, et eks ta muidugi ärkas ülesse
ja vist mingi 25 minutit vähkras seal voodis, et nüüd lõpuks on ta suht nagu liikumatult, vahepeal midagi niheleb, aga ta ikkagi magab. Et ei jäänud uni õnneks lühikeseks, ei pea teist und tegema või siis teda megavara ööunne panema. Aga mängutuba oli tore, hästi palju erinevaid tegevusi, me isegi mängisime seal seda interaktiivset seina peal olevat mängu. Ja noh, muidugi sõbrannalaps Oliver, ta juba käib, kõnnib ise. Ja noh, ta ikka seal pani ühest toast teise, et tükk tegemist ikka temaga jälgida. Et aga ma tahaks kindlasti käia ka siin Lasnamäe omas, äkki isegi homme lähme või ülehomme. Täna on neljapäev. Jah, pigem homme äkki lähme käime vaatame. Sooniaga lähme kahekestis, et ma ei tea, ma ühele sõbrannale pakun, et äkki ta tahab tulla, aga ma arvan, et on hõivatud korteriga. Vot. Ja seal oli ainult üks ema oma tütrega algusest peale, siis kui me jõudsime sinna ja siis ta läks natuke, mingi tunnik äkki enne meid ära. Et me olime viimase minutini, me läksime 14:58, astusime välja. Aga jah, selline vahva mängutuba. Et siin mingi nahku tuleb. Aga me oleme tänased kodused, rohkem ei lähe kuhugi, kell on juba 4:30. Ja that's it. Vist. Kuna päike paistab ja on veel enam-vähem okei ilm, või noh, mitte enam-vähem, aga väga okei ilm, siis tulime väiksele ringile nende kahega. Kell on küll 8 ja Soonja läheb kell 9 magama, aga ongi üks värske õhu sutsakas enne magama minekut. Äkki tuleb siis megapikk uni ka. Siin ta on, sirelid. Uus päev, uus auto. Apti. Hoia kinni, Sonja. Hoia kinni. Okei, see on 100% kindel, et see on seni meie lemmik mängutuba. See on nii avar, kõrgete lagedega, valgusüllane, tegevust on täiega palju, isegi ronibassein nagu suurematele lastele. Ja närib siin. Et ja hästi mõnus, tõesti mõnus mängutuba, aga see on 15 €. Rocca al Mares oli 13 ja noh, arusaadav, et siin on nagu rohkem tegevust ja see on suurem ja parkimine on ka parem. 2 tundi tasuta siin maja ees ja on ikka kohti, et Rocca al Mares ma pidin nagu kuskile maja ette lõpuks parkima, mingi teise maja ette. Hoia kinni. Pead rooli keerama. Tükk aega siin susserdanud juba nende mänguasjadega, et selle haigala sabaga. Oleme kodust tagasi, hakkan suppi sööma, tegin hommikul kanahakliha ja siis mingi külmutatud juurikate ja kartuliga suppi. Soonja sõi ka seda enam-vähem läbi suure kisa sellise
tüki leiba panin ta küll väga hea meelega nahka seal mängutoas. aga kell on 3:45. Sonja praegu peaks magama jääma seal voodis, sipleb veel. aga ma söön ära, ootan, millal Sonja magama jääb ja siis ma lähen Tripoliga õue. ja käisin ka ühel pakil järgi tegelikult hommikul või noh, mis hommikul, peale Sonja esimest tund, enne kui me mängutuppa läksime. et esimest korda, kui me reisisime Šveitsi, siis üks mu jälgijatest kirjutas mulle ja pakkus mulle neid kõrvaklappe, mürasummutavaid kõrvaklappe lapsele. aga siis Sonja oli nii pisike, 2-kuune, et no ta oli nagu sült, nii et mul oli üksi nagu suht võimatu neid talle pähe saada. aga nüüd ma mõtlesin ja ma saatsin talle siis tagasi need, on ju. kuigi ta ütles mulle, et sa võid need endale jätta, et mul ei ole neid nagunii vaja. Ma ütlesin ei, et võõras vara, on ju, et ma saadan tagasi. Ja aga nüüd ma siis mõtlesin, et meil on jälle need lennud, kõik need Swiss Airlinesi lennud, otselennud Zürichisse on mega vara hommikul ja tagasi on hästi hilja õhtul. Ehk siis ta magab mõlemad need lennud, peaks nagu magama. Ja ma nagu veits nagu kardan, et äkki ta nagu ärkab ülesse, et ta on nagu rohkem selline praeguses vanuses, et ta on nagu kergemini ärkab või niimoodi, et ta ei ole nagu siuke unekott, nagu ta varem oli. Või noh, magab ta ikka palju, on ju, aga nagu mul on siuke tunne, et nagu iga selline kõvem heli võib nagu kergemini teda üles äratada. Ja kui ta on juba ärkvel, siis tal on nagu raskem edasi jääda uinud uuesti. Et ma palusin talt, et kui tal on need alles, et äkki ta saab mulle need uuesti saata ja siis ta saatis ja ma sain need täna kätte. Ja ühesõnaga ma siis mõtlesingi, et ma siin vlogi lõpus siis ütlen tänusõnad kõigile, kes on tõesti nagu nii palju meile igast asju andnud või saatnud. Et noh, muidugi nagu nende asjadeta saaks ka hakkama või ma oleks saanud neid osta, on ju. Aga ma ei tea, ma olen nagu nii selline taaskasutaja inimene, et just nagu lapse puhul ma olen seda varem ka maininud, et ma hea meelega nagu annan edasi enda asju. Tihtipeale ma siin naabrile kirjutan, et kuule, et sul on 5-kuune laps on juba nii suur, et mu sõbranna näiteks, noh, tal on laps ka 5-kuune, aga ta on palju pisem. Et ta juba sündides oli pisem, on ju. Et ma saaksin Liinele anda juba mingisugused 6-9 kuud lapseriided, samal ajal kui mu sõbrannal nagu veel ei ole selles suuruses. Igatahes, et nagu saab üks kasutada ja siis võtan ära ja annan teisele. Et selline lugu. Aga jah, esiteks aitäh, suur aitäh Kerli, kes on meile saatnud raamatuid, mänguasju, need kõrvaklapid ja siis sorteerib meile veel seal mingi hunnik riideid hetkel välja. Siis Kaia, kes on ka hästi palju riideid andnud meile. Et samamoodi need riided on nagu tema on saanud ja tema annab edasi ja mina annan siis edasi Kerlile, ühel teisele Kerlile, kelle käest ka tegelikult ma sain Sonjale suuremaid riideid ja nüüd ma annan talle tagasi tema lapsele kandmiseks. Ja kindlasti mu ema ja õde, kes on hästi palju alles hoidnud ja asju andnud ka, et kärud, vankrid, riided, kindlasti mõningad mänguasjad. Ja mehe ema ka on mingid mänguasju andnud, temal küll paraku mingid rohkem selliseid tarbesemeid pole kui ainult mänguasjad. Aga jah, aga noh, tegelikult kõige suurem kulu ongi minu meelest nagu riided. Et esiteks neid tuleb nii tihti vahetada ja noh, kasvavad välja. Ja teiseks nad on ka selles mõttes kõige kallimad. Aga vist ongi kõik. Vabandage, kui ma kellegi jätsin välja. Aga need on nagu nii-öelda põhilised sellised taaskasutusallikad meil olnud. Vot, aga see vlog on tegelikult päris pikk. Ma iga päev monteerin oma vloge, mida ma siis teen ja ma tean, et see on juba üle 40 minuti.
nii et ma rohkem ei pläkuta ja täna ma tahtsin küll nagu pühapäevase päevaga jätta siia sisse, aga ma ei hakka seda tegema. Lähme lihtsalt naudime perega venna tütre 1. aasta sünnipäeva, seda ma ei hakka siis vlogima. Ja näeme äkki nädal enne Šveitsi veel. Aga kui ei näe, kui läheb liiga kiireks, et kaamera haarata, siis näeme Šveitsis. Olge mõnusad, olge terved. Tšau!